põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Vivatbet toetab Eesti jalgpalli. Toeta sina ka! Tere head Delfi jalgpallipodcasti kuulajad! Kui see oleks saade Keskpäevatund või kui me üldse tohiksime siin muusikat mängida, siis sobiks maha mängida Compromise Blue muusika legendaarne hitt Loomad on lahti. Aga me ei ole Keskpäevatund ja me ei tahaks sellega viidata Eestit ootamatult tabanud rändekriisile, vaid eile jalgpalli pühamus A. Le Coq Arenal toimunud vutimatsile ja Rootsi fännide tegutsemisele. Aga mitte sellest ainukesena ei räägi me tänases saates, kus ei ole saatejuhi rollis Eigo Kaljurandi, sest viibib kaugel maal puhkusel. Aga kohal on Madis Kalvet. Tere hommikust. Ja oleme külla kutsunud Eesti Jalgpalliliidu peasekretäri Mihkel Uibole. Tervitus. Peame ütlema, et see ametinimetus on palju suupärasem kui sul need eelmised. Jaa, selles mõttes lühike ja lihtne ja ilmselt enamikel inimestel aru saa, vähemalt spordivaldkonnas tegutsevatele inimestele, aga jah, need eelmised olid keerukamad. Jah. Aga Mihkel, millal presidendiks hakkad? Oi, ei ole sellist plaani olnud. Viibisid eile, ma eeldan, VIP-tribüünil? Ei, ikkagi vanast harjumusest pressitribüünil, et istusin seal... kes seal olid, Tarmo Tiisler oli läheduses ja Tõnis Krepp Postimehest ja seal oli veel Helgeit Päid, Kendoor Abrams oli ka kuskil seal. Kõige helgem pea. Oli seal teises ääres ja siis elasime kaasa. Ühelt poolt siis Levadiale ja teiselt poolt siis vaatasime sealt telefoniekraanilt, et mis teiste mängude tulemused olid ja selles mõttes Kalju ju vähemuses tuli kaotusest välja ja võitis, mis on väga, väga kõva tulemus. Ja Paide muidugi, et vanameistrid tegid siis skoori ja läksid edasi, et suurepärane ja Flora mäng lõppes piisavalt hilja, et selleks ajaks juba see etendus A. Le Coq Arenal oli läbi. Aga kas tundsite ohtu oma elule, panite päid alla, et toolid ei lendaks vastu pead? Oi ei, kaugel sellest, et mõnus õhtu oli selles mõttes, et natuke on see, et kui tulevad võõrsilt fännid ja neid oli eile seal vist natuke üle 1500, kuskil sinna 1700-800 juurde, et siis esiteks nad on motiveeritud hästi kaasa elama, mida nad eile näitasid, Rootsi fännid mängu ajal, siis just see osa, mis paistis, eks ole, sinna väljakule. Ja teine osa oli siis see, et see fännikultuur on selline, et lihtsalt neid on nagu nii pikalt on nii palju, kui sa vaatad ka sinna tribüüni peale, kui palju erinevaid lippe seal on ja mis nad kõik tähendavad, et igal väiksel seltskonnal või väiksel siuksel rakukesel on oma lipp, et ka see on oma lahe ja fännikultuuri osa, aga loomulikult see, mis seal mingites kohtades tehti, see üldse lahe ei ole, et see osa siis jääb seda nagu varjutama. Aga... Millal arve teile läheb? No eks me peame kulud kokku lööma või kahjud eelkõige kokku lööma, et 2 tualetti on siis võime sisuliselt öelda, eesti keeles on vist hea sõna, on vandaalitsema, aga me võime ka lihtsalt nagu suupärasemalt öelda, et nagu läbi pekstud või segi pekstud. Mõlemad naistevetsud või? Vist oli üks naiste, üks meeste, kui ma niimoodi mäluvärg ütlen. Ma ise seal ruumis ei käinud, aga nägin õhtul hilja saatis turvajuht pildid, et milline see välja nägi, et siis ma selle järgi nägin. Ja 2 tualetti on siis täielikult niimoodi segi pekstud ja siis mõned toolid on puruks siis staadionil, aga see toolide hulk oli seal pigem nagu väike, et seal ei olnud nagu mingit massilist, ma ei tea, toolide katki tegemist, et see oli pigem selline, ma nägin 4, 5, 6, midagi sellist. Sa oled oma elus näinud erinevaid fänne ja jalgpallikultuure. Kas sa saad aru sellest mõttetegevusest selle taga, et lähme naiste vetsu peks saame sellest segi? No jah, selles mõttes on, kas ma, aru võib selles mõttes ikka saada, aga arusaamine ei tähenda heaks kiitmist, et arusaamine, eks see ongi teatud rühma inimeste, kes nimetavad ennast siis osaliselt siis jalgpallisõpradeks ka, aga see on rohkem selline võib-olla kattevari, aga see on
see oli hästi ette planeeritud tegevus eile. Neil oli tribüüni peal siis ka vastav silt, eks ole. Mis silt see oli? See oli vist, et aitäh Eesti infrastruktuuri eest või midagi sellist oli see, kui me enam-vähem see rotsikeelne silt ja seal oli ka huvitav mingi telefoninumber oli sinna juurde pandud, et mida see telefoninumber tähendas, seda ma täpselt pole helistanud veel või? Ei ole helistanud, et seda ma täpselt ei tea, aga jah, et see oli nagu ette planeeritud, et selles mõttes see käib osa sellist, ütleme, kõrge riskiastmega fännide elust, et selles mõttes, et nad tahavad planeerida selliseid korratusi, meenub näiteks, kas Rakvere staadionil vist olid ühed Horvaatia klubi fännid mõned aastad tagasi, kui seal Narva Trans mängis oma eurosarja mängu, siis seal ka toolid lendasid, et selliseid asju ikkagi juhtub ja A. Le Coq Arenal on ju Bosnia fännid näiteks pannud mängu seisma suure hulga pürotehnika kasutamisega, seal äkki 50 erinevat ühikut pürotehnikat visati väljakule, et selliseid juhtumeid on olnud. Mõni ütleb, eks ole, et see on osa nii-öelda kultuurist, et nimetab seda fännikultuuriks või ultrakultuuriks, et ma olen alati hästi seda meeltanud, et igasuguseid erinevaid nii-öelda vaateid tuleb tolereerida ja mõista, samal ajal minu jaoks nagu piir läheb sealt, kus me räägime nagu vägivallast ja siuksest, ütleme, vandaalitsemine on kindlasti nagu läheb ju selle agressiivse vägivalla alla. Õnneks loomulikult saab öelda, et ega keegi viga ei saanud, et see ma mõtlengi, kas nad näiteks veendusid, et seal WC-kabiinis ei istu kedagi? Ilmselt küll, et see oma fännisektor on ju, et selles mõttes nagu alati sellistel puhkudel võib öelda, et õnneks keegi nagu viga ei saanud või kõik on elus ja terved, samal ajal jah, et saabki öelda, et see oli nagu ainult nii-öelda vara, mis kahju sai, aga samal ajal mul on alati see küsimus, et selle rahaga võiks ju see Rootsi klubi midagi hoopis targemat teha, kui osta Eesti rahvusstaadionile osta mõned pallid näiteks. Uued tualetid, ühesõnaga maksta kinni meie remondi, et ilmselt oleks Rootsi klubil selle rahaga midagi rohkemat teha, aga ütleme, et emotsionaalsusest fännide puhul tuleb aru saada, näiteks kui, ma ei tea, siin tribüünil on olnud ka, Eesti fännid on ju saanud ka mingisuguseid väiksemaid trahve, seal on loobitud esemeid, mitte et mulle see kuidagi nagu sümpaatne oleks või et ma ise seda kuidagi soosiks või teeks, aga et emotsionaalselt sa saad aru, et okei, juhtus, emotsioonihoos, rahuneme nüüd maha ja lähme eluga edasi, aga et see oli nagu selline hästi etteplaneeritud tegevus, mis ei ole, mis lihtsalt ei ole nagu sümpaatne mitte kuidagi ja minu jaoks piir läheb sealt, kus nagu asi läheb nii-öelda vägivaldseks. Mis see järgmine protseduur nüüd on? Teete mingid pildid, saadate need pildid kuhugi, kas Levadia on sellega kuidagi seotud, mis nüüd saab? Eile juba pärast mängu vahetult siis UEFA delegaat, kes mängul oli määratud, käis sealt läbi, fikseeris olukorra, paneb selle raportisse kirja ja meie ka, et eks me nüüd otsustame siin lähima paari tunni jooksul, et kas me pöördume politsei poole, kes siis ilmselt algataks kriminaalasja, et loomulikult konkreetseid süüdlasi on ju väga keeruline identifitseerida, aga meie jaoks on oluline ka see, et Rootsi klubi esindajad käisid sealt ju ka eile pärast mängu läbi ja nad ikkagi nägid seda ja oluline järgmine etapp on see, et nad tunnistavad seda ja on valmis seda hüvitama, et see on, väiksemaid asju on varem ka olnud, näiteks kunagi oli Eesti-Soome rahvusteliiga mäng, kus Soome fännid lõhkusid ühes tualetis seal riplae ära, et siis Soome alaliit hüvitas selle ja seal on veel olnud väiksemaid asju, aga see on kindlasti nüüd nagu kõige suurem selline vandaalitsemine. Aga kas sellisel puhul nagu, ütleme, hakatakse eitama või tagasi kaajama või pigem võetakse selline asi ikkagi suht kiiresti omaks, öeldakse jah, siuke asi juhtus ja maksame kinni? Ja pigem võetakse omaks ja makstakse kinni, et seal on, esiteks toimus sektoris, kus said ainult Rootsi klubi poolehoidjad, kes ostsid nende kaudu pileti, ehk siis seal ei ole mingit vaidlust. Teiseks, kõikides nendes, kas seal seina peale on igal poole kirjutatud Rootsi klubi fännirühmituste nimesid ja muid taolisi asju, nii et selles mõttes see on kõik klaar ja ka see sama plagu, mis nad siis fännitribüünil lahti laotasid,
et see aitäh infrastruktuuri eest, et see kõik viitab ühesel tegevusele, et eks loomulikult jah, mida rohkem me nii-öelda sellist suure fännibaasiga klubidega Eesti klubid mängivad, siis paratamatult on seal sees ka mingi hulk neid kõrge riskiga fänne ja eks ka eile oli ju nii, politseid vahetavad omavahel infot ja ka turvaettevõtted, et oli teada, et seal mingi selline 70, 80, 90 liikmeline seltskond neid nii-öelda kõrgema riskiga poolehoidjad reisib siia, et selles mõttes, et see ei olnud üllatus ja, aga et ega see on ka taktikaline asi, et sa ei lähe, kui just tegemist ei ole vahetu ohuga mängu läbiviimisele või kellegi tervisele, sa ei lähe, ei politsei ega turva ei lähe siis fännide alale, sest et see tegelikult tähendab automaatselt suurt konflikti ja see on igal pool niimoodi. Et pigem oli nagu võib-olla huvitav see, et alati selliste suuremate gruppide puhul on kaasas ka külalisriigi politseiametnikke ja ka siis võistkonna kas koondise või klubi siis turvapersonali ja ka eile olid siis 2 Rootsi politseinikku olid seal kirjaga fännpoliis vist või? Vist jah, midagi sellist, et see on nagu Eestis on see dialoogipolitsei, eks ole, me oleme näinud seda silti, et seal samamoodi, et see on selline nagu positiivne nagu abistav jõud ja siis 2 turvapersonali klubi poolt ka, et selleks, et just vahendada, et kui on mingid muresid, siis antakse sellest teada, et pigem jah, et nemad ka nagu mängu ajal midagi ei märganud ja meile teada ei andnud, et selles mõttes, et nemad on nagu need, kes siis tegelikult fännisektori sees saavad anda siis kohalikule turvale ja politseile teada, et kuulge, nüüd on olukord, kus te tegelikult peaksid sekkuma, aga ka tagantjärgi eile õhtul või õigemini öötundidel siin turvajuhiga rääkides, et ta ütles ka, et ega isegi kui nad oleks saanud mängu ajal seda infot, et seal on vandalitsemine toimunud, et ega kui sa lähed sinna fännisektorisse, siis see on juba hoopis teine tasand, et kui vahetut ohtu kellelegi ei ole, siis need asjad lahendataksegi pärast mängu. Tähendab, lastakse neil nii-öelda ennast välja elada ja siis pärast esiteks arve lihtsalt, jah? Põhimõtteliselt küll, sest et jah, kui nad paneksid seal, ma ei tea, põlema midagi, eks ole, siis loomulikult peaks sekkuma või kui seal oleks oht mängu läbiviimisele või kellegi tervisele, aga lihtsalt, et muidu see eskalatsiooni oht on veel kordades nagu suurem, et kui see on, aga eks ta loomulikult nagu meeldiv lõpuks ei ole, et ma ütlen igasuguse trahvi puhul, mina alati mõtlen, et seda raha saaks kasutada jalgpalli arendamiseks, see oleks palju mõistlikum. Fännide lõpetuseks üks fotograaf mainis, et kes pildistas seda rongkäigu, et öeldi siis talle, et kui sa veel meist pilti teed, ma siis natukene muudan neid sõnu, et siis me võib-olla oleme ohuks su elule, ütleme nii. Jah, eks see ongi jällegi see, et on mingi kuidas öelda, seal seguneb, eks ole, see mitu nagu sellist nüanssit, üks on see, et ultrakultuuris ju ega ultrad ei taha, eks ole, et nad oleksid identifitseeritavad või et üldse, et neist väga palju niimoodi siis teatud olukordades pilte tehakse, et see on üks asi, teine asi on see, et ikkagi mingi seltskond ikkagi ka otsib seda konflikti nagu teadlikult, et kolmas asi on ajakirjandus, mis alati on selline nagu asi, mis avalikustab ja toob asjad esile ja see mingile seltskonnale juba nagu olemuslikult ei meeldi, nii et jah, aga see on niisugune väike asi, pigem sama, et kui sa tuled fännirongkäigus ja näiteks keegi tarvitab seal alkoholi või keegi ka avalikus kohas urineerib, et siis see tegelikult on asi, mis ma ei ütle, et on ilus kuidagi, aga sa ei saa ka minna sellel hetkel suurte jõududega kedagi 1500 pealises fännirühmituses ütlema, et kuulge, vabandust, ära urineeri siia, sest et see tähendab automaatselt suurt dialoogi politsei siin. Jah, et see nagu see ei ole ainult Eestis, et see on üle maailma nii, et see lihtsalt taktikaliselt ei ole nagu põhjendatud kuidagi, et mitte, et oleks ilus, et keegi urineerib avalikus ruumis, et loomulikult mitte, aga lihtsalt sel hetkel peab politsei ja ka turva hindama neid riske ja see risk füüsilisele konfliktile või vastasseisule on nii suur, et ei minda nagu torkima. Aga mängust endast ka tegelikult oli ju vinge heitlus seal 7725 pealtvaatajat said sellest osa. Eesti Eurovutis on ainult üks kodumäng olnud pealtvaatajate rohkem, see oli Flora mängis Frankfurdi Eintrachtiga mõned aastad tagasi, aga Levadia siis lõpuks ikkagi lisaajal ütleme nii, et murdus
ja Valneri 2 penaltitõrjest jäi 1. No see oli muidugi uskumatu mäng mitmes asjas, et värava tõrjub mängu ajal siis 2 penaltit, et see on ikkagi erakordne, see tuleb kõvasti alla joonida. Ja Levadia võitles, võimalusi oli kuidagi see kahjuks nagu see Iile ei täpp panemata, et pigem ma ei tea, kui palju oleks muutnud see, kui nad oleks 2-0 pealt tulnud sellele kordusmängule. Kindlasti oleks, neil oleks olnud see üheväravine puhver, et kahju, aga kõva lahing anti ja selles mõttes nagu midagi häbeneda ei ole, et väga, väga korralik esitus, et me räägime ikkagi Rootsi kõrgliga klubist, mis okei, sellel aastal ei ole neil väga hea hoog olnud, aga Rootsi kõrgliga, kui me võtame UEFA riikide tabeli ette, siis on meist selgelt nagu eespool, nii et igal juhul väga, väga kihvt saavutus, et see võõrsil võit esimeses mängus on ju väga, väga tubli tulemus. No praegu vaata Rootsi on 18, nii et selles mõttes ikkagi top 20 liiga Euroopas, selles mõttes ikkagi väga, meie mõistes väga kõva kindlasti, jah. Mis penaltitest arvad? Ma ei ole kordusi näinud, et ma nägin ainult staadionil, et see esimene olukord oli, tundus, et see oli hästi nagu rumal penalti, aga see, kus pall oli Valneril juba käes ja siis oli lihtsalt jah, et kuidagi, ma vaatasin, kaitse nagu blokeeris kuidagi, nagu ta tegi, näha oli, et ta tegi nagu liigutuse sinna suunas, et blokeerida, aga ma jällegi, ma kordust ei näinud, et staadionil olles esimene emotsioon oli nagu see, et nii kahju, et selline nagu tobe penalti selles mõttes, aga ma ei ole jah kummagi kordust näinud ja teist ma ei näinud ka nii selgelt, esimest ma nägin nagu staadionil selgemalt. Kohtunik, norralasest peakohtunik sai siis ka märgitud meie kogutõde mängust, Ken Toor valis ta ebaõnnestujaks. Ma just enne saadet küsisin Madise käest, et keda tema eile ebaõnnestujaks valis. Madis saab sellest kohe rääkida, keda tema valis. See oli väga huvitav vastus sul. Ma eile jah, kui meil oli juba varaselt kokku lepiti. Aga lämmegi siis Paide võidu juurde. Või kokkuvõttes 2-1 võit Siira üle. Jälgisin eile jah, nii-öelda Paide ja Flora mänge, et siis ma jah seal Paide võidumängus valisin Lauri Välja ebaõnnestujaks, et see oli siis nii-öelda, kuna siin viide siis nii-öelda, see oli siis kolmapäevase pressikonverentsi lehed, kus siis Levadia peatreener Vjatšeslav Sahovaiko siis pressikonverentsi lõpetuseks meenutas siis Levadia Kairandfoni esimest mängu, kus ma valisin ebaõnnestujaks Maksimilian Skvortsovi, kes eksis penaltil. Ma lugesin, et Sokernetist, et Sahovaiko grillis sind. Ei, no selles mõttes oli tegelikult väga siuke rahulik vestlus, ei olnud nagu mingit sellist süüdistamist, karjumist ega sellist. Rahulikult rääkisime ja lihtsalt oli see, et ta kuidagi sai nagu pressikonverentsi osaks, et võib-olla see nagu oli tavapärast erinev. Kas see oli arenguvestlus sinuga, mis peeti? Kusjuures ei olnud, ma arvan, arenguvestlus, aga... Kas Levadias on ka arenguvestlused? Pole õrna aimugi, aga siis ühesõnaga jah, et kui ma küsisin Sahovaiko käest vastu, et kelle siis oleks pidanud valima, ja siis Lauri Väljalt kõrvatas, et tema oleks võinud valida, oleks võinud tema panna, sest et tal läks paar pilti nagu untsu ja siis kui neile nii-öelda Paide ikkagi sai väga märkimisväärse ja kõva edasipääsud, siis ma arvan, Lauri Välja on siinkohal nõus Eesti jalgpalli hüvanguks selle ebaõnnestuja tiitli endale võtma. Et see on siuke, sellest saab siuke positiivne tiitel nagu, et selle nagu Sahovaiko keeras selle tiitli nagu ümber, et kõik, kes selle saavad edaspidi on nagu positiivsed. Lauri Välja ebaõnnestuja, sest et ta tõi nii palju publikut A. Le Coq Arenale ja korraldas nii kihvti sündmuse eile, et see on nagu hea põhjendus. Ei nalja peab ka tegema, et kokkuvõttes ei saa kõiki asju nagu nii tõsiselt võtta, ma loodan, et ta saab lõpuks naljast aru ka. Kuulge, aga Paidet tassisid ikkagi lõpuks ju Hendrik Ojamaa ja Henri Anier. Suurepärane värav 71. minutil. Ojamaa ümber oli vist mingi 5 matsi ja Anieril vastas seal 1 kaitse veel jäänud. Kuidas see suluseisu träpp ei õnnestunud, oli küsitav, aga palju polnud vaja. Anier pani varba vahele ja võrgus oli 1-1 ja kokkuvõttes 2-1, lähme edasi. Klass on igavene, nagu öeldakse. Jah, klass on igavene. No kokkuvõttes oli ka see, et selles mängus tuleb öelda, et
Paidel oli ikkagi õnne nagu roppu mood, et kui seal lõpus ju seal Baranovi käest pall lendas posti veel ja selles mõttes ju oleks ju see varru olemas olnud, poleks mingit varianti olnud, et seda penaltit poleks antud, see oleks tulnud penalti ja seal oli ju siis esimesel poolajal, kui seal põhimõtteliselt keerutati taha risti, see pall sealt nagu üle joone ei läinud, oli ka siuke pool ime on. Et tegelikult muidugi Paide mehed võitlesidki kõvasti ja seal kindlasti oligi selles kuumus oli raske ja nagu Kink just lühikommentaar ütles ka, et tegelikult meeste poolt selles mõttes super pingutus ja tervikuna Eesti jalgpallile väga äge, et nüüd tuleb järjekordne ju suur klubi tuleb Eestisse Viini Rapid, et igat pidi äge kokkuvõttes. Kuidas nende fännid? Ei ole veel, kusjuures see oli ka asi, mis eile õhtul pärast või öösel, siis pärast seda, kui need pildid jõudsid, ma hakkasin ka arutama ja mõtlema, et okei, et peame üle vaatama, et palju seal külalisfännide sektoris siis nüüd meil veel neid tualettruume on, et kas meil need järgmiseks nädalaks, kui need järgmised mängud on, et kas me peame kas me saame nad sinna samma panna, kus ikka võõrsid fännid on olnud või me peame mingi teise koha välja mõtlema ajutiselt, et see selline kiire logistiline mõte oli, aga ma loen praegult Kronen Zeitung 24. veebruar 2026 Green White on nende hüüdnimi, said 100 000 eurot trahvi ja staadioni bänni 3 Austria koduliga mänguks. Noh, jah, see nüüd ei pruugi liiga palju näidata, aga küsimus on, et palju neid siia tuleb, et kuna see äkki büroo oli lihtsalt. See aeg on nagu lühike, eks ole, hästi, kui sa saad vastase teada ja saad oma logistikat planeerida, aga samal ajal Tallinnasse ju ei ole väga keeruline reisida. No isest praegu vaatan ju, et esialgu on nii ju Floral kui Paidel on 6. kodumäng ja Paide peab ju ka nüüd ikkagi mängima Tallinnas 3. ringi, et seal ilmselt tuleb äkki mingi korrektiiv võib tulla. Seal olid tingimused, ma nüüd kohe peast ei ütle, seal oli näiteks niimoodi, kui 3 Eesti klubi oleks edasi saanud, siis oleks Paide pidanud mängima juba järgmise nädala esimeses pooles oma kodumängu, sest siis ei oleks, siis oleks pidanud võtma ka teisipäeva appi, aga ma nüüd peast ei ütlegi kohe, kuidas see jaguneb, aga jah, seal oli, ühesõnaga UEFA-l on see variant, et kui staadioni clash on, et siis lihtsalt vahetatakse kodumängude nädalad ära, et ma nüüd ei mäletagi, kuidas see Flora ja Paide edasipääsu korral läheb. Kumb nii-öelda saab selle esimese kodumängu teise? Ma peast ei ütle, aga see peaks ilmselt kohe pärast salvestust ma vaatan selle järgi ja ma arvan, et see võib-olla ka juba on kalendri muudatusena väljas või siis kohe-kohe läheb välja. Ilmselt tahaks, et need piletid Viini Rapidiga läheks ikka sama kiiresti kui Eesti, Soome, Eesti, Sloveenia korvpallipiletid. Miks mitte? Selles mõttes, et Paide, mäletame, kas oli Anderleht, kellega nad mängisid ju A Le Coq Arenal ja seal oli ka, ma nüüd seda publiku täpse numbri jään võlgu, aga olles tookord staadionil, siis ma mäletan, mälupilt on selline mõnusalt rahvast täis staadion, et täpse numbri jään võlgu, aga ilmselt ei olnud väga palju väiksem kui eilne Levadia mäng. Aga Flora ka pääses edasi, kuigi üle noatera oli vaja siis Usta viimast penaltit, et see lõpuks ära vormistada ja kokkuvõttes siis 2-1 Flora edasi, The New Saints Walesi meister võitis normaalaja 1-0, lisaajal väravaid ei nähtud ja penaltitega Flora 4-2. Madis, mis kostad selle mängu kohta? No selles mõttes eks ta siuke, tegelikult oli siuke kinnisem mäng nii-öelda. Pärast mängu rääkisin veidike ka Konstantin Vassiljeviga, ütleme, levi oli väga halb ja väga palju teksti läbi ei tulnud. Aga ta ütles ka, et tegelikult seda eesmärki ei olnud, et lähme nüüd seda 1-0 hoidma ja üritame kuidagi ära kannata, et pigem ikkagi taheti oma mängu ka mängida, aga samas The New Saints tuli ikkagi veidike hoogsamalt peale ja ütleme, kontrollis seda mängu rohkem. Samas ei olnud siukest domineerimist võib-olla nagu oli Siirel Paide vastu, et oli rohkem tasakaalus mäng. Ja peaaegu nüüd seistis aga ära, et esimese minutilast tuli ju see 1-0 värav, mis mängu lisaajale viis ja kokkuvõttes oli siuke võrdsete meeskondade heitlus 2 mängu peale kokku võttes ja penaltiseerias ilmselt näha, et Walesi mehed olid rohkem kuidagi pinges või närvis või ma ei tea, kas see oli see koduväljak või mis nii-öelda seda pinget nagu tekitas, et Flora mehed pigem olid väga, väga rahulikud ja Vassiljev selle peale ütles ka, et
oli läbi räägitud, kõik teadsid, kes need 5 meest on, kes lööma lähevad, sõltuvalt sellest, kes siis parasjagu väljakul on. Et asjad olid nagu läbi räägitud, läbi arutatud, läbi proovitud ja kokkuvõttes selles mõttes nagu toimisid. Et plaan oli paigas ja selles mõttes ei olnud nagu midagi juhuslikku selles olukorras, me oleks nüüd juhuslikult selle penaltiseerias võitnud, et läks nii, nagu oli harjutatud, läks nii, nagu oli plaanitud ja kokkuvõttes läks Eesti klubi jalgpalli läks hästi, jah. Penaltitega kuidagi Eesti jalgpallis on viimasel ajal päris hästi olnud, et kui ma hakkan mõtlema siin Hein tõrjus Itaalia vastu penalti, Valner siis 2024. aastal Balti turniiri finaalis Leeduga tõrjus, siis nüüd Valner tõrjus eile, Flora läks penaltitega edasi, et Paide on siin 2 korda äkki penaltitega edasi läinud siin viimaste aastate jooksul. Flora ju läks ka ühe Malta klubi vastu siin mõned aastad tagasi, läks ju samamoodi penaltitega edasi. Et selles mõttes meeldivalt kindlad oleme me penaltites olnud. Penaltite löömisel jällegi, nagu Madis Zahovaikot puudutanud kogu tões kirjutas, ei olnud kõige paremad lood. No selles mängus polnud ka vaja tegelikult, et selles mõttes sai ka muidu hakkama seal. Aga mängustaar Konstantin Vassiljev. Ei kokkuvõttes ma arvan ikkagi, kui need Iberiaga mängud olid, ikkagi algus läksid nagu lappama, et kuidagi, ma ei tea, ütleme siis, tihtipeale, kui mängu algus ei vea välja, siis vaataks treeneri otsa, et miks see häälestus ei olnud võib-olla selline, nagu ta oleks pidanud olema, siis nüüd New Saintsi vastu ikkagi seda häda ei olnud, et oleks olnud seal, ma ei tea, kuidagi mingid alguses mingi ebakõlasid või oleksime tempoga hirmsasti hätta jäänud, et ikkagi tundub, et selles mõttes tehti õiged järeldused 2 esimest euromängust ja oldi ikkagi nüüd need New Saintsi vastu ikkagi algusest peale mängus sees ja ütleme, mulle tundub, et peatreener suutis sellest eelmistest mängudest õppida ja teha vajalikud muudatused. Ja miks teed sa jälle liiga Ilja Antonovile? Ebaõnnestuja tiitel. Ta jäi selle äärele ätte, ta joosti nagu, selle omal tuli meelde see, kui Gareth Bale seal Mike Coonist mööda jooksis, nagu mingid olukorrad umbes sarnased, nagu et näed küll, et mees pingutab seal, aga kokkuvõttes ta poleks pidanud olema see ääre peal üldse, et see toostiku vigastus oli siuke õnnetu asi, et aga ilmselgelt selles positsioonis tal jäi kiirusest nagu väga-väga vajaka ja seal hea, et ära ei karistatud. Me siin lõõbime küll Zahovaiko kulul, aga tegelikult tahaks öelda, et üle pika aja on meil jälle peatreener meistriliigas, kes midagi ka ütleb, kes tekitab pealkirju, kes paneb endast rääkima, nii et Slava, kui sa meid kuulab, pane edasi. Ei selles mõttes ka, et siin võtame sama selle kolmavase pressikonverentsi ja küll me ise tol hetkel sellest artiklit teinud, aga mõte Õhtuleht tegi, Sokkernet tegi, ma olen suhteliselt veendunud, et need artiklid olid tunduvalt loetanud kui sama pressikonverentsi jutt, et me läheme hästi mängima ja pingutame endast maksimumi andma, et mingit värvi on vaja ja kokkuvõttes minu poolest ka täiesti okei. Kuidagi Levadia oskab valida neid, vaata Marko Savic ja kes Aleksandr Rogic ja kes Kuuro Torres. Okei, Torrest alguses oli raske aru saada, mida ta mõtleb, aga lõpuks murdsime selle koodiga lahti. No ja platsi ääres oli ta väga emotsionaalne. Oi, seda muidugi. Et seal oli ju eelmine aasta eurosarjas, ma ei tea, paljud olid kollased, olid sama palju kui mänge vist. Igas mängus ikkagi vist võttis. Ta eemaldamist kordagi ei teeninud vist, kui ma õigesti mäletan. No viimases teenis. Viimases jah, aga ütleme, et muidu ta korjas ühe kaupa. Nagu Zahovaiko ka eile, siis see kollase tegelikult oli hästi piiri peal, see teine kollane ka, et see oli siis äkki selles esimeses penalti olukorras, mille Valner tõrjus, siis ta Valju protestimise eest sai kollase, 4. kohtunik oli ta seal dialoogis ja siis ma mõtlesin, et see tegelikult 4. kohtunik pärast seda kollast, kuna Zahovaiko jätkas seda mõnusat arutelu, siis dialoogi täpselt, et siis tegelikult see 4. kohtunik näitas päris karmilt seal ka, et kuule, et nüüd on kõik ja ta käis seal nagu õrna jää peal, aga tegelikult teisel poolel ma vaatasin, et ta oli ka nende ka siis selle värava puhul ja ka penalti olukorra puhul oli rahulik, et seal loomulikult see okei, kui sa ühe penalti tõrjud, see annab võistkonnale kõva sellise taganttõuke, aga kui sa veel teise, et see emotsioon, mis oli staadionil ja ka pingil pärast teist, et see on natuke selline ka plahvatusohtlik olukord, et sa lähed nagu täiega tähistama ja nüüd milline nagu vastasvõistkonna siuke frustreerunud reaktsioon, et kurat, ma ei löönud penaltit ära, ma oleks sellega saanud mängu ära otsustada. Ja see oli siuke nagu kergelt plahvatusohtlik hetk, aga siis kohtunik tegelikult ja seal ka kõik vajalikud rahustasid nagu kiirelt maha ja mäng läks nagu positiivselt nagu edasi, et selles mõttes oli nagu tegelikult väljakul nagu ei olnud sellist nagu haiget tegemist vastastikku, sellist nagu halba, et see oli nagu positiivses toonis nagu siuke atraktiivne nagu jalgpallilahing iseenesest.
Vivatbet toetab Eesti jalgpalli. Toeta sina ka! Ja Nõmme Kalju ka tegelikult tekitas ootamatult palju elevust. Avamäng 2-5 Iiri klubi Shelbourne'i vastu, aga kordusmängus, kuigi nad jäid 31. minutil punase kaardi tõttu vähemusse, Musoliitin põrkas seal kokku vastasega karistusala nurga lähistel. Siuke küsitav punane, et võib-olla see äärekohtunik nägi midagi, mida telekas ei näinud, aga 2-1 võitis Nõmme Kalju. Võitis siiski võidu ära. Meil on ju punktide mõttes väga oluline iga võit, aga kokkuvõttes 4-6, ma ei tea, tuleb ka au ikkagi anda. No neil läks nagu üks mäng läks rappa, siis seesama võõrsil mäng, aga ülejäänud mängud ju esimeses ringis, kui nad edasi said ja nüüd ka see kodune mäng tegelikult õnnestusid ja vastased 1-0 eduseisust vastane 10 võisid nii-öelda mõelda, et nüüd on mäng tehtud, aga vahet ei ole, et see mõttes Kalju tuli tagasi ja näitas ja nad on tegelikult varem ka Euroopas 10 mängides. Ma nüüd seda mängu jään kohe võlgu, aga mul on vähem mälupilt sellest, et nad on 10 jäänud ja tegelikult see tauga välja tulnud, et kas see oli selle Albaania klubi vastu või kelle, mul ei ole seda nagu konkreetselt meeles, aga mul on see just meeles, et nad vähemuses ikkagi kessisid ära, et loodetavasti mälupilt nüüd ei vee alt, aga ühesõnaga igal juhul lugupidamine neile ka ja Andrejev siin ütles ju ka kommentaaris, et me tegelikult andsime nii-öelda Eesti jalgpallile oma panuse, et see on ka hästi tore, et tegelikult kõik klubid on ju seda toonitanud ka, et see on nagu ühine eesmärk, see eurosuvi, ka Saho Vaiko seda oma kommentaaris ütles, et me oleme siin nagu Eesti eest väljas ja tulge meid nagu sellest lähtuvalt ka toetama. Et sellest sündmusesse kõik arvu tegelikult see on ju kui vaadata neid koefitsientide punkte, siis see on üle aastate kõige parem hooaeg, kui välja jätta see aasta, kui Flora jõudis gruppi, seal oli rohkem punkte. See on küll selle päevaga teine tehti juba praegu. Aga ütleme, et kui me arvestame seda, kui palju erinevaid klubisid on punkte saanud, et siis see ühtluse mõttes on see kõige parem. Et tavaliselt on ikkagi olnud, et keegi neljast nii-öelda kukub ära, praegu on kõik saanud päris korralikult. Et selles mõttes see on võib-olla selle aasta nagu väga eriline märk ja see on alati tore, et kui sul läheb üks aasta hästi, siis see jääb 5 aastaks see koefitsientide punkt sinna. Ja meil tegelikult 4 aastat tagasi oli üks väga kehv aasta, mis siiamaani 0,125 on meil. Just, et see läheb meil 2 aasta pärast. Siis tegime erisaate Aivar Pohlakuga, kes andis aru, miks me nii põhjas oleme. Just, nüüd sa teed erisaate minuga, kes annab aru, miks me nii hästi on. Ma saan aru, et see on palju toredam. Aga ütleme 2 aasta pärast siis, eks ole, see halb tulemus, 4 aastane halb tulemus kaob ära, mis tähendab, et kui me suudame vähemalt sellise 1,0 taset või natuke sealt kõrgemat taset hoida, siis meil nagu selle 4 koha kindlustamisega ei peaks järgnevatel aastatel probleemi tekkima. Aga kas me saame öelda, et meil järgmiseks aastaks on see 4 kohta päästetud või? Kindel ei ole päris 100%, sest seal on altpoolt on 3 riiki, on siis Gruusia, Põhja-Iirimaa, Andorra ja Gibraltar vist äkki, kes ühesõnaga võivad meist veel, Andorra, Gibraltarist me läksime mööda, aga vist, et kes võivad nagu meist mööda minna, Andorra on nüüd, Andorra klubi mängib Flora vastu, ehk siis seal on tegelikult meil võimalus ära teha ja Põhja-Iirlaste Larne mängib siis Iberiaga omavahel nüüd Euroopa liiga 3. ringis. Seal siis üks kindlasti kaotab, et meil on vaja tegelikult, et sellest 3 pundist vähemalt 1 jääks veel meie selja taha, sest allpool on lõpetanud juba Montenegro, kes ei saanud sel aastal mitte ühtegi punkti, 0 punkti, et kõik mängud kaotati. Siis on seal allpool veel, kui ma peast ütlen, Luksemburg ja San Marino ja Wales, kes meid ei ohusta, aga et meil on vaja vähemalt 5 ettepoole saada, nii et hetkeseisuga tundub see väga tõenäoline, aga 100% kindel veel ei ole. No selles mõttes mina ütleks, et pigem sama see Kalju võit ikkagi, ma arvan, viis meid lõplikult üle selle joone, et selles mõttes oli see väga oluline, praegu me oleme 47. kerkinud, meil on siis 7,041 punkti ja peame 50 sekka jääma, 50 on praegu Luksemburg 6,250 ja 51 on Põhja-Iirimaaga ka 6,250, ehk sisuliselt meil on nagu 0,8 punktiline puhver praegu ja 0,8 punkti sisuliselt tähendab natuke üle 3 võidu on ja. Ja väga ebatõenäoline, et
et keegi sealt nüüd nagu kõik mööda lähevad, see on väga ebatõenäoline, aga ütleme nii-öelda päris 100% välistada ei saa, sest kui Iberia ja siis see Larne lähevad omavahel kokku, siis nad on Euroopa Liiga ringis, kolmandas ringis, mis tähendab, et kaotaja tegelikult ju kukub veel konverentsiliigasse, mis tähendab, et ta saab veel täiendava võimaluse. Võib jõuda ka gruppi. Jah, ta võib jõuda teoreetiliselt ka gruppi, aga ka see ei pruugi tuua talle piisaval arvul võita, sellepärast et aga vähemalt see võimalus mõneks ajaks veel jääb. Nii et enne, kui ei ole nii-öelda need kõik allpool olevad välja kukkunud, enne me ei saa nagu, aga iseenesest... Sellega, kui Flora läheb Escaldes vastu edasi, siis on korras. Siis on igal korras, et kui Flora mängib, ma ei tea, kas või 2 korda viiki ja läheb edasi või lihtsalt mängib 2 korda viiki, ka siis on juba, igal juhul me hoiame Andorrat endast nagu seljaga. Peame panema hooga edasi, ütleme nii palju, et Flora on seni teeninud, nagu Madis ilusti kirjutas, 1,3 miljonit, Paide 1,075 miljonit eurot, Levadia jäi siis 700 000 peale ja Kalju ka 700 000 peale, mis viib meid sujuvalt järgmisele teemale, kus ka suured miljonid on mängus. Miks Eesti Jalgpalliliit ja teised UEFA liikmesriigid ei taha raha saada. Loobusid vabatahtlikult, nagu FIFA oma ilusas dokumendis ütles, 1. jaanuaril oleks teile pangakontole laekunud 20 miljonit USA dollarit, senise 8 miljoni USA dollari asemel. Raha ei meeldi või? Miks te boikoteerite FIFA suurepärast plaani erastada jalgpalli maailmameistrivõistlused ja teised suurvõistlused, mis FIFAl veel on? Jaa, see on hästi sul püstitatud, Gunnar, see küsimus. Kui see vaid oleks nii, nagu sa kirjeldad. Aga alustame sellest, et tegelikult on, kui me rahast räägime, siis FIFAl on see raha tegelikult olemas. FIFAl on mitu miljardit reservi praegu, pluss ta jagamata reservi, pluss väga suur ikkagi kasum sellest MM-finaalturniirist. Ehk siis selleks, et kanda kõikidele alaliitule 20 miljonit ja tõsta veel täiendavalt muid toetusi, selleks ei ole vaja kaasata erainvestorit, vaid seda võib FIFA juba praegu teha. Ja nüüd meie kui alaliitude küsimus mõnes mõttes FIFAl ongi see, et tore plaan, aga selleks te ei pea kaasama välisinvestorit, sest välisinvestori kaasamine, et ütleme, FIFA ei ole mingi startup selles mõttes, et FIFA on tugev, majanduslikult väga tugev organisatsioon, tal on väga tugevad tooted, klubide MM oli edukas, MM-finaalturniir meestele edukas, ka naiste MM on tõusmas. On see plussis ja miinusest praegu veel? Seda ma ei oska sul kohe peast öelda, aga ütleme, tal on väga tugevad tooted, ehk siis tal ei ole vajadust välisraha kaasamiseks selleks, et neid rahalisi lubasid täita. See on esimene asi. Teine asi, peamine asi ikkagi on see, et jalgpalli asju peavad saama otsustada jalgpalli inimesed. Ja kui sa tood 20% ulatuses, mis praegu see ettepanek oli, laua taha välisinvestorid, siis see tee on ju väga lihtne. Nemad on huvitatud sellest, kuidas teenida raha. See on nende eesmärk ja seda ei saa neil ette heita, sest et nad on äriinimesed. Aga jalgpalli eesmärk ei ole ainult raha teenida, sest kui ainult hakata mõtlema raha peale, siis peaks tegema väga palju muudatusi siin, ma arvan, iga aasta MM-i korraldama, sest see ju toob meeletult raha sisse, eks ole, või tekitama seal veel mingisuguseid muid toredaid või vähem toredaid reeglimuudatusi. Aga et tuua nagu väljaspoolt sisse, see ikkagi tähendab seda, et jalgpalli olemus muutuks fundamentaalselt, et praegu nii UEFA tasandil, kes on tegelikult ju teinud endale ka allasutusi, kes müüvad igasuguseid õigusi, aga jällegi see on 100% siis jalgpalli kontrolli all olev allasutus, ehk siis põhimõtteliselt UEFA näitel ta on võtnud endale tööle, loonud siis allüksuse, kus on hulk inimesi, kes tegelevad müügitegevustega ja nemad ei teeni mitte siis tulu kellelegi eraisikule või erainvestorite pundile, vaid nende tulu läheb UEFA-le ja UEFA otsustab, kuidas ta siis jagab selle. Ehk siis see tulu läheb jalgpalli tagasi 100%, miinus, eks ole, need administratiivkulud, mis sellega tekivad. FIFA näide oleks olnud see, et me teenime MM-ilt ja teistelt suurturniiridelt kõvasti raha, aga meil on 20% osalust kellelegi väljaspoolt jalgpalli, mis tähendab, et edaspidi jalgpall peaks oma tuludest 20% kogu aeg hakkama ära andma. Meie küsimus oli see, et
aga miks? Et FIFA on oma jõududega täiesti jõudnud praegu siia, kus ta on ju ma ei tea, domineeriv sporditoode, nimetame siis niimoodi teda, mis teenis ju siin, ma ei tea, erinevaid numbreid ma olen kuulnud, aga me räägime ikka 10+ miljardit selle MM-iga, et see on nagu meeletu, see on meeletu number, et küsimus on selles, et seda ei ole vaja ja anda ära otsustamine, et vaadake, see läheb nagu väga nagu sellisesse kindlasse mustrisse, mäletate, mõni aasta tagasi räägiti tugevalt sellest, et MM võiks olla iga 2 aasta tagant. See saadi kuidagi maha. See oli klubid MM-iga vist nagu lahendid ära. Jah, see lahendid klubid, aga see oli tegelikult väga tugev surve ja siin on veel olnud ju analoogseid ideid, mis selgelt on olnud nagu, ja kuidas öelda siis, rahanumbritest siis tiivustunud ideed, ütleme siis niimoodi. Ja veel üks oluline asi, mis tegelikult ka eilsel UEFA koosolekul rõhutati, et mitte ühegi alaliiduga, mitte ühegi konföderatsiooniga ja isegi mitte FIFA siis täitekomitee liikmetega ei ole seda plaani arutatud. Ehk siis selle kohta FIFA, ma nüüd nägin, ütles täna, et seda plaani saanud arutada, sest see tuli ajakirjandus enne välja. Okei, aga arvestades, kuidas käivad need konsultatsiooniprotsessid näiteks UEFA-s, väga pikalt ette võetakse kokku kõik alaliidud, kõik üle Euroopa tuuakse kokku, räägitakse neile teemad läbi, arutatakse läbi, antakse aega, räägitakse läbi fännidega, räägitakse läbi klubidega, räägitakse läbi mängijate ühendustega. See kõik on elementaarne, seda ei olnud ja et lihtsalt see usaldust nagu selle suhtes ei ole, aga jah, et seda, et raha alaliidut ei tahaks, seda kindlasti ei ole, seda ka eilsel UEFA koosolekul nii väiksemad kui keskmised eriti alaliidud ju tõid välja, et loomulikult meil ei ole raha vastu midagi, aga selle rahaga on kaasas tingimused osaliselt, mis meile ei meeldi, see, et kontroll läheb tegelikult ära osaliselt ja teiseks on seal tingimused, mida me ei tea täna. Et öeldakse, et formaati see ei muuda kuidagi. Aga kui sul tuleb rahaline surve, et me nägime ju praegu lõppenud MM-il, kus isegi ei olnud seda rahalist survet, just kui seda osalust ei olnud, aga ikkagi mingi surve tulemusena tehti jalgpalli mõistes täiesti ebaloogiline otsus ja tühistati karistus. Et see ei tekita, see kõik nagu kompotti pannes ei tekita nagu usaldust selle protsessi suhtes. Tegite siis eile ka avalduse ja päris resoluutsed sõnad olid seal. See oli vist UEFA avaldus, et tänase arutelu tulemusena ei osale ükski UEFA liiklemisriigi rahvuskoondis ühelgi FIFA võistlusel seni, kuni need ettepanekud on päevakorras, välja arvatud juhul, kui ettepanekust loobutakse täielikult ning antakse siduvad garantiid, et FIFA ei ava enam kunagi oma juhtimisstruktuure ega võistlusi eraomandile. Sellega sisuliselt ütlesid, et me ei alusta järgmisel aastal MM-valiksarja. Järgmine aasta on EM-valiksari, aga jah, et ütleme selles mõttes, eks ta ongi väga tugev avaldus ja aga tuleb öelda, et alaliidud olid hästi ühtsed selles ja mõtlesid seda ikkagi väga tõsiselt, et olen ka igasugustel koosolekutel ju viibinud ja saan aru saada seda, et kas inimesed ütlevad lihtsalt viisakusest midagi või see läheb neile päriselt hinge, siis eilsel koosolekul sa said aru, et see läheb ikkagi valdavale osale, kes võtsid sõna ja sõnavõtjad oli väga palju, et see läheb ikkagi neile hinge ja see ei ole nüüd nagu see, et moe pärast ütleme lihtsalt, et me oleme ka nagu nõus, et see oli ikkagi väga paljudel... See oli nagu üksmeelne otsus. Väga üksmeelne ja see oli, väga paljudel ikkagi oli nagu selline nagu, tõsine valmidus võidelda nagu selle asja vastu. Ja ma arvan kahjuks, et see plaan nüüd nagu niisama ei, nagu, kuidas öelda, et FIFA ei tühista seda plaani niisama, vaid et siin ma olen siin, eks ole, lugenud ka nüüd teiste konföderatsioonide selliseid toetavaid avaldusi siis UEFA avaldusele, et CONCACAF oli üks nendest, ka Aasia alaliit on andnud siin toetavaid kommentaare, et selles mõttes FIFA nüüd omakorda, ma saan aru, tahab seda nagu pigem peegeldada sinna, et las iga alaliit otsustab, aga mingis mõttes meile see sobib, sest et ma arvan, et kui see läheb selle peale, et iga alaliit otsustab, siis rohkem kui pooled on selle plaani vastu.
sest lihtsalt jällegi argument on lihtne või ka meie tegime enne seda UEFA eilset koosolekut, tegime oma keskis siin arvutused, et FIFA on see raha tegelikult olemas ja seda skeemi, mida nad välja pakuvad, on võimalik täita ka ilma igasuguse välisinvestori kaasamist. Milleks ta vaja on üldse? No see ongi natuke nüüd arusaamatu, et kas see on kuidagi seotud ikkagi sellega, et seal Ameerika Ühendriikides toimunud suurturniiri kaudu tekkis selline võib-olla nagu natukene ameerikalik lähenemine sellele nimetame siis spordivaldkonnale, aga ütleme Ameerika kontekstis spordiärile. Sest Ameerikas on ikkagi, Ameerika suured profiliigad baseeruvad ikkagi ärimudelil eelkõige, kui versus siis see, et Euroopa ja tegelikult ka MM-finaalturniir baseerub spordimudelil ja siis sinna juurde on loomulikult loodud väga tugev ärimudel ka, aga see nii-öelda põhiotsused tehakse läbi spordimudeli, siis Ameerikas on pigem see tavalisem olnud, et seal teatud asju tehakse lähtuvalt kommertshuvidest ja see võitlus praegu tegelikult käib, et võib-olla siis sealt saadi seda inspiratsiooni, aga mul on nagu väga hea meel, et jalgpallis ei ole nagu sinna rajale mindud, kus ma ei tea, ikkagi saab seda võrreda teatud mõttes sellise superliiga üritusega ka, kus me ei tea, mis ärihuvi võiks endaga kaasa tuua, kas rohkem näiteks suuremad MM-id, tihedamalt MM-id, suletumad MM-id, selleks, et pakkuda näiteks Itaalia saaks kõik peale kohe. Jah, suurtele turgudele, nagu näiteks Itaalia, et oleks ikkagi kindlasti kohal, et sportlik selline mõõde peab nagu säilima, kõigil peab säilima võimalus ja kui jalgpallireeglid on olnud sisuliselt, kui me räägime 2x45 minutit, on olnud muutumatud. Et jah, siin on vahepeal kunagi olid kuldsed väravad ja on igasugused väga hea reegel oli. On asju arendatud, aga suures plaanis on ta sama, et kui me võrdleme mitmed teist spordiala, kes on märgatavalt muutnud oma reegleid tele tõttu ja nii-öelda müügi tõttu, siis jalgpalli ei ole. Nüüd need jahutuspausid MM-il, kuigi FIFA ütles, et see ei olnud rahaline, siis see on nagu ka üks asi selles kompotis, et see kindlasti ka paljude jaoks ei olnud jalgpallilik. Et 1,5 minutit joogipaus või jahutuspaus on jalgpallilik, aga 3 minutit on natukene nagu palju, et ega ka korvpallis, Euroopa korvpallis olid ka vanasti vanemad spordiuurist mäletavad, olid 2,5 aega. Ja 20 minutit. 2x20 minutit. Siin on veerandajad nüüd, on televisiooni time-outid, igasugused asjad, et võib muidugi öelda, et korvpall ei ole sellest liiga palju muutunud. Ma ei tea, see on sama küsimus, et kas siis jalgpall nagu muutus sellest jahutuspausist, mina ütleks, et muutus ja mida vähem me selliseid nagu muudatusi teeme, kus on nagu kommertshuvid taga või vähemalt võiksid olla kommertshuvid taga, et seda parem jalgpallile. Valgusta meid palun, kui palju tuleb näiteks praegu lõppenud MM-ist raha Eestile? No siis lineaarset seost nüüd, et MM sai läbi ja jagatakse alla raha ei ole. Et FIFAl on tegelikult juba aastaid selline programm nagu FIFA Forward, millega ta jagab siis raha. Praegu on selle programmi 3. etapp käimas. See on selline 4-aastane tsükkel, mille jooksul siis jagatakse ja praegu see summa, mis 4 aastat tagasi tegelikult paika pandi juba, on 8 miljonit eurot, 2 miljonit dollarit siis 4-aastase tsükli jooksul, ehk siis põhimõtteliselt iga aasta 2 miljonit on see, millega FIFA toetab ja selleks sa pead esitama mingeid projekte. Meie puhul on see raha läinud eelkõige 3 valdkonda, primaarselt A. Le Coq Premium liiga sportliku tasakaalu toetamiseks, ehk siis nendele klubidele, kes eurosarja ei mängi, et nad saaksid palgata täiendavalt mängijaid. Teiseks on ta läinud noortejuhtide palgafondi, ehk siis kõikidele klubidele, kes on noortejuhtide programmis osalenud, et nad saaksid noortejuhte hoida üleval. Ja 3. valdkond siis on natukene ka rahvuskoondiste arendusele, mis on kõige väiksem osa sellest olnud. Aga see on juba varem olnud, et see nüüd ei ole midagi uut, et jah, see on küll, et kuna see on seotud nagu MM-i tsükliga, see 4-aastane programm, et siis MM-ist lähtuvad nii-öelda tulude baasil FIFA kinnitab, et milline on see summa järgmiseks 4 aastaks. Et praegu siis on FIFA Forwardi 3. tsükkel ja nüüd hakkab järgmine aasta 4. tsükkel, et seda summat ei ole veel paika pandud, aga... Ehk 4. aasta sellest tsüklist? Ei, nüüd hakkab nagu 4. tsükkel, et siis nagu nii-öelda
3 4-aastast tsüklit on ära olnud, sellel aastal lõpeb siis 3. 4-aastane tsükkel ja nüüd algab siis järgmine aasta uus 4-aastane tsükkel. Et selles mõttes arvestades neid meeletuid tulusid, mis olid, et siis see projekt, et suurendada forwardit 8 miljonilt 20 miljonile, mis tähendaks siis 5 miljonit aastas praeguse 2 asemel, seda võiks FIFA niikuinii teha, et siin ei ole mingisugust küsimust ja võib ka vabalt olla, et nad seda teevad. Aga noh, see on nagu... See tulu vist oli 15 miljardit või? Olen ka kuulnud sellist numbrit, et alguses räägiti see on alla 10, aga lõpuks on nüüd hakatud rääkima 15, mis on meeletu. Et see, et mingi osa reservi aru saada, aga noh, tavaliselt kui on edukas MM, siis tõstetakse seda forwardi nii-öelda raha. See väga edukas oli, jah. Ja väga edukas, et ma ei imesta, et kui siis nagu see fond lähebki 20 miljonile 4 aasta peale näiteks. No, kokkuvõttes, et fänn võitleb rohkem see, et kas reaalne boikott on nagu võimalik? On ikka, et noh, ütleme, küsimus on lihtne, et mida FIFA müüb, kui Euroopat ei ole seal pundis. Ütleme, mis siis tekib siuke vastasseis 2 kange vahel, et kumb see alla annab põhimõtteliselt? No ma usun, et sinna tulevad teised konföderatsioonid ka kaasa. Et loomulikult FIFA võib ju üritada ka siin seda ühtset rinnet hakata murdma, aga noh, ja see olekski tegelikult jalgpalli mõistes väga halb, kui selline nagu vastasseis tekiks. Ja ma tahangi võib-olla nagu väita või alla joonida seda, et see ei ole UEFA versus FIFA, vaid see on tegelikult jalgpall versus FIFA. Et see on nagu see, et UEFA ei seisa praegu nagu enda eest, et see ei ole nagu see, et noh, UEFA-l oleks mingi kindel arusaam ja me tahame 0-4 olla FIFA vastu, et seda kindlasti mitte. Lihtsalt nagu jalgpall oma olemuses on praegu see, mida UEFA oma otsusega nagu kaitseb siis ja see on pigem see, ma arvan, miks tulevad ka teised konföderatsioonid kas täies mahus või vähemalt osaliselt kaasa sellega. Aga ma loodan väga, et see ei lähe selliseks nagu pikaks ja nagu selliseks rohkem või vähem avalikuks või ka kinniste uste taga peetavaks üks võitluseks, kus hakatakse, ma ei tea, alaliite ükshaaval siis kuidagi ära rääkima või midagi sellist, et see ei vii selle tulemuseni, et FIFA peaks ikkagi ütlema praegu, et okei, see oli ebaõnnestunud, paneme selle asja kinni ja räägime alaliitudega läbi, mida alaliidud tegelikult tahavad ja kuidas seda raha võiks jagada ja kuidas võiks ka teenida suuremaid summasid. Aga kas see on reaalne, et näiteks alaliidud teevad omavahel otsust kokku, teeme üldse uue keha ja teeme sealt alt? No see ei ole, päris realistlik. See ei ole nagu arvutimäng, FIFA ei ole enam see, kui järgmised seda järgi teevad. Teeme mingi FIFA. Jah, et selles mõttes, et ma arvan, et see ei ole realistlik, aga samal ajal, ega me oleme näinud teatud spordialadel ju, kus toimuvad need põrkumised ja lahknemised, kus mingi osa on nagu ühel pool, mingi osa on teisel pool, et jalgpallis on selles mõttes see struktuur ülemaailmselt on väga hästi paigas praegu ja see on ka meie suur tugevus. Et meil on FIFA, kes on tegelikult ülemaailmselt paigas oma toetustega, see raha, mis teenitakse, läheb jalgpalli, on UEFA Euroopa tasandil, mis on ka paigas, ei ole mingisugust alternatiivorganisatsioone, kes võtaks, küsimus on lihtne, et alternatiivorganisatsioonid ei ole üldjuhul ei lähtu sellest, et saaks rohkem raha liikmetele teenida ja rohkem raha jalgpalli investeerida, vaid on lähtunud ikkagi sellest, et teeks kihvtima mudeli, mida saaks äriliselt tulusamalt nii-öelda kellelegi maha müüa. Ja see ei ole nagu nii-öelda alaliitude huvides ja ka klubide ja ka fännide huvides, sellepärast, et see raha läheb nagu jalgpallist kõrvale. Aga ma ei usu, et saaks tekkida nii-öelda 2 paralleelorganisatsiooni, aga ütleme, eks lähikuud näitavad ära, kui teravaks see vastasseis nagu tegelikult läheb. Võib-olla see jahtub maha kiiresti, aga praegu ikkagi tundub, et see plaan on nagu FIFA-l väga tõsine. Aga FIFA-l on ju ka survevahend, nad keeravad kraanidesse kinni. Jah, põhimõtteliselt on neil igast vahendeid, aga siis tekib see küsimus, et FIFA on oma liikmesriikide nii-öelda oma, nimetame siis niimoodi, et kõik see 211 liiget on ju nii-öelda mõttelist tükikest FIFA-st omavad ja neil on ju üldkogul või kongressil hääleõigus ja nad saavad siis oma kui see oleks, ütleme, et see oleks väga ebapopulaarne otsus sel juhul ja see puututakse juba kõiki liikmesriike ja siis ikkagi hääletatakse selgelt selle vastu. Et lõpuks jah, nii nagu FIFA praegu ütleb, et justkui see on demokraatlik otsus, et me tegelikult nagu ka UEFA-s ei arutades, me ei ole sellega nõus, et see nüüd on nagu demokraatlik otsus, sest tegelikult ei olnud selliseid selgeid variante.
et demokraatlik otsus on ikkagi see, kui sul on nagu valikuvõimalus antakse, kui see asi räägitakse eelnevalt läbi, kui toimub ka selline kaasamisprotsess sellesse ja ühine arutelu, et see ei ole lihtsalt niimoodi, et tee nüüd otsus selleks kuupäevaks ja valik on sul selline, kas võtad selle raha või jääd sellest ilma, et see ei ole nagu tõsine nagu valik, et seda võib natukene võrrelda väljapressimisega rohkem, et meil on ikkagi nüüd aega võtta seda asja päris rahulikult ja proovida nüüd ikkagi uuesti alustada. No siiani see väga rahulikult pole käinud. 28. juuli tuli see asi välja. Täna on 31. juuli, teil on juba koosolekud peetud, avaldused tehtud. See on ikka nagu välk sõda. Ja, aga siin tulebki kiiresti reageerida. Et selles mõttes, mida ka eile UEFA pliinis toonitati, et väga õige, et UEFA kiiresti reageeris ja olgugi, et me oleme siin puhkuste perioodil paljuski, et oli aru saada, et ka paljud Euroopa alaliitude juhid olid ju oma suvepuhkustel, et see on, aga samal ajal see on oluline, sest et kui näiteks Euroopa oleks jäänud ootama, mis see oli, septembri keskpaigas oli see tähtaeg, millal pidi nagu teada andma FIFAle, et kui oleks jäänud seda ootama, siis oleks otsus tehtud juba ja diskussioon oleks kerinud hoopis teistmoodi, et praegu ikkagi UEFA andis väga selge signaali sellest diskussiooni ja see on ka signaal nendele investoritele, et et on üks osa maailmast, kes kui vaadata viimase MM-i tulemusi, siis moodustab sportlikult ikkagi selle tipu, kes ütleb, et see ei ole okei süsteem. No selge, jääme ootama arenguid ja täname Mihkel, et said sellel ilusal reede hommikul meiega liituda ja täname ka kuulajaid, täname Madist. Jah, ja siin tuli ka vabast päevast. Ja kes Eigost puudust tunnevad, siis Eigo praegu Albaanias vaatab kurvikaid naisi ja kogub inspiratsiooni, et ilmselt järgmine nädal on purakad täis ja tagasi. Tervitame ka päikese all viibivat Eigot. Ja. Aitäh kuulamast järgmise korrani uute juttudega ja siis juba loodetavasti originaalkoosseisus Eigo, Madis, Andres Hopper. Nägemist! Põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio.